Jaan on kõige rikkam. Tema esindab 2 saart, suurt Pakrit ning pisikest Pakrit. Kui lähete korra Pakri peale, siis te näete, et see saar, Sasja kutsutakse pisike Pakri, see on kõige suurem. Ning see, kus on jälle kõige pisiksem saar, seal samas kõrvas, see on siis nii nimetatud suur Pakri. See on külade suuruse järgi, et nad oma nimed saanud. Kuidas see juhtus Pakril, et suurema saare peal oli pisiksem küla ning pisiksema saare peal ette suurküla? No üks ta asustuse käigus niimoodi kujunes, et väike Pakri peal sai 2 küla ja suure Pakri peale 3, pluss siis üks väike kaluriküla. Aga Rukisaared olid asustatud oma 600 aastat, enne kui teine maailmasõda tuli ja kogukonna sealt ära pühkis. Täna on üle talve 4-5 suitsu Pakri peal. Palju inimesi üle talve elab siis? Elabki 4-5 inimest registrikohas. Palju loomu on? Loomi on rohkem, loomi on circa 500 ja peale siis veel kährikud ja kes meid seal külastavad. Kas need 500 loomu on kõik orhideed ähes veel või on mõni tutt alles veel? Ei, nad orhideedele ligi ei pääse, et nad on seal ikka karjatatud ja oma aedades kinni. See Pakri, kus elatas see praegu, ma ei tea nüüd kumb see nüüd siis on, pisikese Pakri peal on ainumas koht mua ilmas Meoest, kes Meole ka ikkagi orhideede huviline ehk jumalasõrmete huviline. Seal on kõige suurem käoraamatu põld, nii et kõik on roosa, üks vaip on kohe. Aga peab õigel ajal minema. Aga Sasja Pakri inimesed ootavad, kas salliks seda, kui Hiiumaa ning Saaremaa ka mitte seaduse alla käiks? Ma saan nõustuda ainult eelkõnelejatega, et selle seaduse tegemisel peab kindlasti väga hoolega tähele panema seda, et kui suursaartega on arvestatud, et siis väikesaarte huvid ei jääks kuidagi tahaplaanile. Vast välja viskab. Jah, just, et eks seadus püüab alati natuke ühtlustada, elu ise on väga mitmekesine ja me teame ise, kui erinevad on saared ja saarte kogukonnad. Aga kas ta võimatu on, seda näitab aeg, kui hea see seadus tuleb. Loodame, et hea. Hoiame silma peal. Aitäh, Diana. Aitäh.